Alustame siis oma järgmise vestluspaneeliga. Selle vestluspaneelis osalejad siis on õhuakrobaat Köiel, sain aru, et oli nii. Kaja Kann, praegu pigem tuntud kui kriitik. Ja lähtepunktiks on Kaja rubriik, mis avaldus möödunud aasta Sirbis Toodants. Ja teiseks vestluse panelistiks on siis sõltumatu tantsulava juht Triinu Aron. Ja meie siin kolmekesi kaasume selle vestlusega vaikselt ja küsime omalt poolt vahele ka. Ja samal ajal katsume siis seda Koreo kohviku poolt ikkagi edasi ajada ja meil küll tundub olevat siin natuke vähem asju, kui lõpuks võib-olla kokku tuleb, aga kui võimalik, siis meil oleks vaja ka siin kausis olev ära hakkida ja tükeldada, et siis porgand tuleks ära riivida ja kartulsibul tuleks tükkideks teha. Riiv on? Riivi saab siit selja tagant ka kohe. Ma võtan sibula. Ja asjad see. Ja keegi pani muusika kinni, et see võib ikka olla. Palun, õrn taustakas võib ikka olla, mitte väga vali, aga kui sealt natukene saab, on väga hea. Ja tükeldatud asjad. Nii, aga siis millised need... Kaja haaras sibula. Ei, ja toidutehnoloog. Ma saan aru, et vana kokk juba harjunud kõik käed puhtad ja värki, aga paneme kindlad kah. Just. Me hakkame pihta, jah? Vau! Ma tahan öelda, ma ei hakka absoluutselt Kajaga konkureerima. Kaja on ikkagi oma karjääri alustanud kokana. Ma tean seda, et peab hakkima nii, et ots peab maas olema, aga ma ei oska nii. Ja, kui see riiv ka miski tuleb. Aga ma võtan kohe ajaloogu maa. Et võib-olla selle alustuseks nii palju, et selle sama paneeli mõte või idee, initsiatiiv tuli tegelikult minu poolt. Ja sellepärast ma siin istun, mitte et ma oleks tahtnud, et mina igas diskussioonis osalen, see ei olnud üldse minu soov. Aga see oli üks algne mõte ja kuidagi sealt see kogu see koreokohviku mõte ka tuli ja siis ma ei tahtnud alla anda. Ma tahtsin ikka, et see vestlus jääks ka siia koreokohvikusse sisse. Ja miks millest see tuli või mida ma tahtsin siis üldse siin kõigiga meiega koos rääkida, ongi see, et tegelikult 2023. siis eelmise aasta jooksul ilmus siis Sirbis siuke artiklite sari nagu Toodants, mida Kaja kirjutas ja neid oli 10 artiklit, põhimõtteliselt peaaegu et iga kuus oli üks siis. Ja kui ma neid lugesin, et minu meelest olid nad siiski eelmise aasta jooksul tegelikult ühed olulisemad artiklid, mis siis rääkisidki sellest toost tantsust, me kohe jõuame ka rääkida, mida see tootants siis oli, aga väga palju äratundmist oli ilmselgelt, meie tundsime seal väga palju ära, et seal on ka üht-teist meist räägitud. Ja ma jälgisin, loomulikult me kõik jälgisime neid ja see oli nagu minu meelest, üldse vähe on ju sellest toost tantsust või nagu mina ütlen kaasaegsest tantsust nii-öelda süsteemsemalt kirjutada, et mis see on, kuidas seda tehakse ja kellele ja nii edasi. Ja mul tegelikult tekkis hästi palju küsimusi, miskipärast need jäid sellel hetkel minu pähe, aga nüüd ma siis mõtlesingi, et on aeg neid nagu rääkida. Ja mul tegelikult tekkis üldse küsimus Kajale, et teades, et Kaja ise ei ole enam üldse nii aktiivselt sellel samal tantsu väljal, et sa ju loojana enam ei ole siin olemas, sa oled ju kolinud maale, ehitad oma kiviteid, kasvatad kõrvitsaid ja kanu, ja töötad ka koolis suures osas, et miks sa ikkagi seda nagu teed veel, et teades, et sa oled nagu eemale jäänud ja tegelikult teed ühe sellise olulisema seda kaasaegse tantsu mõtestava sellise järjepideva aastase teo. Et mul tekkis see küsimus ja ma tahtsin sult seda väga küsida ja ma tahaks tõesti, et kui me jõudsime siia enne ka, et kuidas Tõnis ütleb, et publik on kõige olulisem ja keda üldse see huvitab ja siin me oleme need 20 inimest, keda see huvitab, et miks see Kaja teeb seda, kes kasvatab maal tegelikult nüüd kõrvitsaid hoopis? Et selline küsimus. Tegelikult on lihtne vastus, et tahan. Et lihtsalt tahan ja teen ja jälle siis seda hakka nüüd ajalugu rääkima.
vana inimene juba, et ega kogu see kaasaegse tantsuskeene, mida me enda arust nagu alustasime natuke mingisuguse hetkega seal Kanutis, et kõik on seda öelnud, et me ei ole rahul selle pildiga, mis teatrites toimub. Et mind ei kõneta see ja ma tahan teha teistmoodi. Ma tahan, et see teatripilt oleks teistsugune. Ja praegu nüüd on selle kirjutamisega sama asi, et ma ei ole rahul nende artiklitega, mida kirjutatakse kaasaegsest tantsust või etendustest või et see vaatenurk, kust poolt kriitikud vaatavad, et jah, et neil on haridus kirjutajatena, aga see on nagu lähtub sellest teatriharidusest rohkem. Ja ma kogu aeg tunnen ära, et see üks põhiasi on neil aru saamata üldse. Miks seda kaasaegset tantsu tehakse? Mis selle põhialus üldse on? Et see, mida nad näevad laval, nad arvustavad väga hästi ja väga huvitav on mul lugeda, aga sellest mingisugust algimpulsist ei saada aru, miks seda tehakse. Ja sellepärast teen, sest et keegi ei tee. Peab tegema. Aga no just, et lugedes neid, et mul tekkiski see küsimus, et kellele sa tegelikult, sinu esimesed artiklid olid ja nad rohkem püüdsid justkui mõtestada, et mis see tootants on, neid mõisteid, nüüdis kaasaegne, need igavesed küsimused seal ja justkui neid, hilisemad läksid aina konkreetsemaks ja juba näidete juurde ja siis ma nagu tekkiski see mõte, et kui sa nagu justkui neid kirjutasid, et kellele sa mõtlesid, kui sa neid kirjutasid, et sa praegu ütled kas kriitikutele või hoopis meie nagu väljategijatele, võid sa nagu seda ka avada, et mul endal tekkis see küsimus, et sa just või selgitasidki nii-öelda seda, et just nagu sa ütled, mis see tootants on, eks ole. No tootants oli lihtsalt pealkiri oli natukene turvasüsteem, et keegi mind kohtusse ei kaevaks. Et mis tantsust ma täpselt räägin, siis nimetasin selle nii, nagu ise tahan, et siis mul on õigus mõelda nii, nagu mina tahan mõelda. Et kui ma oleks sinna pannud kaasaegne või nüüdis, siis ma oleks pidanud Eili Einastoga minema diskussiooni ja ma ei viitsinud seda teha. Su küsimus oli... Kellele sa mõtlesid, jah? Jaa, ma olen jälle hästi lihtne, et kuna meil ei ole haigekassat ja meil ei ole töökohti, nii nagu teil ei ole ka mul, siis see annab tohutu vabaduse teha täpselt nii, nagu mina tahan. Mina tegelikult rääkisin nagu teiste kriitikutega, mitte Väljaga. Ma arvan, et Väli teab väga hästi seda kõike, et neil ei ole seda vaja. Et võib-olla me lihtsalt seda mingit sõnavara otsime koos, kuidas praktikud räägivad või teevad ja kuidas mina neid nimetan, et see kõik on niisugune dünaamiline ja ujuv, et kui me lõpuks pihta saame, et mis asjad need päriselt on. Aga jah, lihtsalt teiste kriitikutega. Loen teiste artikleid ja reageerin. Aga mis mind nagu ka väga hämmastas, et just et see diskussioon, nagu sa ütlesid, et sa ise jagasid neid ka sotsmeedias kogu aeg. Ja ma veel vaatasin täna hommikul üle, kõiki ei saanud niimoodi kiire otsinguga kätte. Tegelikult null reaktsiooni või nii-öelda, et eriti sotsmeedias, et jagamis oli ka väga vähe laike, oli seal 4 kuni võib-olla 15. Jagamisi peaaegu ei olnud ja minu meelest ei olnud peaaegu ühelgi mingit diskussiooni. Keegi nagu midagi ei öelnud. Keegi ei öelnud, et ma ei ole nõus, ma arvan teisiti, et ma just vahel jälgid nagu kunstiväljal toimuvaid sarnaseid nagu väljaütlemisi, siis see on ikka mega, mis seal pihta hakkab. Seal inimesed ei ole nõus, hakkavad vaidlema ja tekib nagu suurepärane diskussioon. Ja see nagu, ma ise ka muidugi ei öelnud mitte midagi, eks. Aga see mind ikkagi hämmastas. Ja mul oli nagu kahju, on ju, aga ma ei tea, pärast ka mõtlesin, tempo on, et ei jõudnud kuidagi reageerida. See ei ole vabandus lihtsalt, aga jah, aga ma ei tea, minu meelest need laikid ei loe nagu. Mina tundsin küll toetust ja juttudes rääkides, käies etendusi vaatamas, et minu meelest see sama kogukond ja isegi jälle vabandust, ma teist korda mainin Eili Einasto nime, aga et ka temaga meil tekkis vestlus ja ei ole nii, et miks sa teed, sa ei tohi teha seda asja, me ei ole nagu vastasleerides, et igaüks lihtsalt oma teadmiste baasilt, kus ma parasjagu olen, räägin, tema räägib teiselt baasilt, et ma üldse ei väida, et see jäi nagu tuuleks kuhugi põllule.
aga ma ei pea saama klikkidena, et see on võib-olla üldse seesama tantsufestivali asi, et teeme tantsuetendusi ja tahame hästi palju klikke saada. Noh, tehke TikToki videosi siis. Kui me teeme nagu kõrgkultuuri tantsus, siis me arvestame sellega, et seal ei ole niisuguseid asju, mis on TikTokis, noh. Isegi jah, see laikideks, ma pigem mõtlesin just seda diskussiooni, mis võiks alata. No ju mul oli õige siis mõte, et keegi vaidlema ei hakanud. Järelikult. Noh. Ja ma loen sinu artiklit pärast seda, ma näen, et sa oled midagi võtnud sisse sealt, noh, et või vaidled natuke mulle ja sa ei tsiteeri mind, mis siis, aga me koos loome seda ruumi ja ma küll tundsin, et sellest oli palju tolku. Ja Sirbis, ma tahan veel öelda, Sirbis iga kuu saada niisugune oma rubriik. Just. Ärme hädalda ja aletse, et tants ei ole kohal. Väga kohal on. Absoluutselt, sellepärast me siin sellest üldse räägimegi. Aga no tegelikult meie küll ei olnud kõigega nõus, või noh, minnes konkreetselt selle sama institutsionaalse juurde võib-olla, mis puudutaski meid väga kõige otsesemalt. Et noh, kas või selle väitega, et kuidas sa tood seal välja, millised on justkui ühe või teise institutsiooni sellised suunad. Sa toodki välja, et sõltumatu tantsulava on justkui võtnud suuna Baltikumi suunas, eks ole. Et noh, ja me oleme jah, Balti tantsuplatvormi kaaskorralda, aga tegelikult noh, ega me rohkem seda suunda väga Baltikumi suunas ei ole, et me ei suuna oma koreograafe tegema Balti tantsukunstnikega koostööd ja seda, et noh, tegelikult oli see küll koht, kus ma oleks öelnud Kaja, kuule see päris nii ei saa ikkagist väita, et see on üks suund meie tegevusest, aga noh, ma ei teinud seda. Et selles, jaa, mul on ka, et seda kindlasti. Aga võib-olla veel natuke sellest... Oota, kui sa juba küsisid, või te suunasid selle mulle, et aga tutvusta siis, mis te lihtsalt eelmist paneeli kuulates ma kuulsin ka seda Balti tantsuplatvormi networki sõna ja rohkem ma ei kuulnud. Mis te veel teete siis? Võib-olla ma lihtsalt ei tea, räägi. Mida sõltumatu tantsulava teeb? Rahvusvahelist suunda. Rahvusvahelist suunas. No meil on erinevaid projekte. Näiteks praegu on kas Modina projekt, mis siin festivalil mis maaga siis, et ma saaks teada? See on 5 riigiga. Saksamaa, Ungari, Sloveenia, Eesti. Kärt, mis meil 5. riik on? Appi, praegu kadus. No, pole tähtis. Ja, kus saavad kokku tehnoloogia ja tantsukunsti. Kuidas? Vau, täitsa, jah, pärast otsime üles. Et selline projekt, noh, jah, Balti tantsuplatvorm, siis meil on rahvusvahelised suunad. Meil oli Moovi projekt, mille raames ka tantsukunstnikud käisid residentuurides erinevates riikides. Et nad on ka projektid tihti, nad tulevad ja lähevad, eks. Jah, me oleme Aerowebsi Eesti partner. Inglismaa nagu, jah. No ta enam ei ole nii, Iirimaal on peakorter, sest Suurbritannia ei ole enam Euroopa Liidus ja seal ei saa Euroopa Liidu projekte juhtida. Aga see on siiski rahvusvaheline, kus me saame alati Eesti töid esitleda ja ka ise nii-öelda näha, mis mujal toimub ja sellega kursis olla ja seda tead, mis siia tuua ja neid luua, need koostöökohti. Aga võib-olla veel selle artiklisarja endast veel natuke rääkida, enne kui lähme võib-olla sisu juurde ka, et ma nagu just mõtisklesin ka selle üle, et kas sul oli ta kohe sellise pika sarjana nagu mõeldud, et sa teed need 10 artiklit või see sündis pigem reaktsioonina või spontaansena mingitele, et sa justkui nägid midagi ja reageerisid selleni või sul oli see ikkagist ette mõeldud, et nüüd ma justkui hakkan seda tantsu lahkama ja võtan sellised nagu fookused sisse? Ma olin enne seda teinud koos Eero Etneriga Sirpi ju ka ühe teise sarja. Teater, uus teater vist. Jaa. Et seal me tegime kordamööda. Et see oli kuidagi see põhi ja see oli tihedamini ka, kuna kahekesi tegime. Aga ei, loomulikult kaasaegne, ega ma ei saa lahti sellest, et ma olen kaasaegne etenduskunstnik, et ma ikkagi püüan reageerida. Et ma ei ole lõpuni teoreetik ja et nagu läbi ajaloo mingit tõde esitada, et ikka reaktiivne muidugi, mis parasjagu oli. Sellele reageerisin. Aga ma leppisin kokku, et 11 on neid artikleid. 11, 10 oli? Ma arvan, et oli 11. Okay. Ja ma arvan, et sealt, noh,
ikkagi jah, esitähtedest moodustub mingi sõna või lause, mille peale keegi pole tulnud. Ütlen välja. Uurige siis, lugege uuesti läbi. see üks täht puudu. Üks täht on puudu, jah. Ja. See viimane artikkel oligi sellest nii-öelda ambitsioonist ja ambitsioonitusest, on ju? Kui sa ise mäletad, et ma siiski mõtlesin, et ka seesama ambitsioonitus ei väljendunud ka selles mittereageerimises, et seal sa tood ka välja, et justkui tantsukunstnikel pole oluline olla kuulus ja olla nähtav ja kuulus ja justkui ei nõuta endale toetust ja raha, sest ollakse solidaarsed justkui väljaga. Et sama mõte, et kuidas sellest ambitsioonitusest võiks saada ambitsioonikus? Või sa arvad, et see on tegelikult väga hea, et see just niipidi on? Ma ei taha anda hinnanguid nagu, et ma ei tea, mis on hea. Aga kui ma vaatan Vaba Lava tegevust, eelmisest vestlusest käis läbi, et miks ei saanud sõltumata tantsulava Sakala 3 või siis nüüd Salme või mis iganes. Te ei käitu nii, nagu Märt Meos käitub. Väga selge. Aga ma ei tea, kas ma tahaks, et te nii käituksite. Ma ka ei taha nii käituda. Ja siis me jäämegi ilma ja nii ongi. Aga siis me peame see, mis on meie tugevus, me peame seda ära kasutama. Me peame tungima nagu salaja sinna teatritesse sisse. Või kui sa tahad olla suurt maja omada, siis sa peadki nii käituma. Et lihtsalt ma ei... Ja tantsuetenduse ambitsiooniga samamoodi, et kui ma ise tegin tantsu, siis mul ei olnud plaan müüa saali välja. Täiesti okei on, kui on 8 inimest. Mul on endal mingi mõte, mida ma teen ja mida ma arendan. Ja ma ei lähe nagu nõudma, et miks te ei tulnud mind vaatama publik, sest ma olin nii äge. Ma ei olnud äge, mul on üks väike mõte lihtsalt, mida ma tahan teha. Ja minu mõnest tantsukunst selles mõttes, ja vahet pole etenduskunst, see tüübid, keda ma tunnen, et ma tunnen nende meetodi või nende mõtteid, sarnased minuga, nad nii teevadki. Jah, võib-olla Sveta on erand, kes tahab nagu suurt publikut. Aga ma arvan, et ei tahagi suurt publikut, kui ma vaatan, kuidas te teete. See oli ikka koht, kus ma tegelikult mõtlesingi, kas nüüd keegi reageeriks, on ju, et kas kõik on nõus sellega, et me ei olegi ambitsiooni saada suurt publikut? Muidugi tahan kuulus olla, muidugi tahan palju publikut. Aga miks sa ei reageerinud? Arvatavasti õigel hetkel ei lugenud seda, lugesin sootantsu järjest. No oli ka, ma tean, et Sandra Saanjeva, minu meelest fantastiline kunstnik, kes ei leidnud siin põllul endale kohta. Ta oli ka see, kes tahtis nagu staadionitele teha etendusi, suuri, vägevaid etendusi. Ja tal ei ole seda kohta siin meie tantsuskeenel, sest see ei õnnestu lihtsalt. Et neid soove on, aga see on nüüd minu isiklik maitse võib-olla, miks mulle need väiksed ka meeldivad. Mina räägin nii. Ja seal on ka see, et minna kuhugi draamateatrisse või rahvusväliteatrisse kas või tegema, et esiteks ei olegi neid kontakte nagu näitlejatel ja lavastajatel on terve tudengi, et see ei ole võimalus saada seda laia publikut, aga endal ei ole lihtsalt piisavalt julgust, kuna ei ole piisavalt praktiseerinud, siis sa rääkisid kogu selle keerulise skeemi praegu nii kiiresti ära. Ja? Et üks asi on see, et kui kontakte ei ole, siis oleme julgemad. Mul on, kindlasti paljudel on, kui sa räägime omavahel, jah, ma tahan, kuule, kas sa tead kedagi? Meil koos on need kontaktid kõik olemas. Aga siis tekib see küsimus just, et äkki ma ei taha sinna minna, sest nad ootavad minult midagi muud. Jälle mu isiklik kogemus on samamoodi olnud, et sa lähed, isegi kui sind kutsutakse koreograafiat tegema sõnateatrisse, siis sa oled nii selle piletituluteenistuses, et sa ei taha seda teha.
ja kuidagi ma mõtlesin ka, et viimati mina mäletan, et Üve Liidia lavastas või tegi koreograafia Draamateatris, kuna tema isa lavastas selle etenduse. Aga et kas keegi koreograaf, ja Supko teeb, eks ju, siis Linnateatris on teinud. Vanemuises lausa. Vanemuises ka, jah. Et neid on nii vähe, neid koostöid teatritega. Kellega sa tegid? Vene teatris nüüd. ma tegin just Vene teatris väga palju Päikest, aga ma mõtlen, see kogemus oli väga hea ja pigem nagu mind toetati ja taheti. Aga ta ema on muidugi Vene teatris ka jälle ju teada-tuntud tüüp, eks, et kontaktid muidugi loevad, jah? Aga äge, muidugi. Ma ei tea, kas nad oleks ma kutsunud, kui mu ema ei oleks olnud, on ju. Ei oleks. Sest et võib-olla ka mingi mugavus asi, et just oli Olga, nüüd on kohe võtta uus. Ja Noorsooteatris vist. Aga me räägime siis nii-öelda lavastusele, kus on lavastaja, ikkagist lavastaja idee. Seda sa ühes oma artiklis mainid samamoodi. Eks ole, et see koreograaf läheb lihtsalt selle lavastajat justkui toetama siin, või tegema, mida see lavastaja soovib, on ju. Aga võib-olla see, mida meie siin rohkem sooviks on ja mida võib-olla sealt Raho lihtsalt on mõtles, üks võimalus, kus saab suure publiku. Sellepärast oli jutuks üldse. Aga ma arvan, et see, kui on ainult koreograaf teeb lavastusele, see koreograaf ei saa mingit publikut sealt või tema on üks väike osa. Teenindan just kui seda lavastust, mitte nagu ei näita ennast nagu Miks ei näita? Miks ei näita? Seda ka, aga nagu jääb nagu ikkagi see lavastus ja see on selle lavastaja käekiri ja ma sobitan ennast sinna sisse. Jah, ja minu arust ju Raho juba päeva algusest tõi väga hea iva välja, et kui oleks siis nagu tantsjal ja ka koreograafil põhjust ennast treenida ja regulaarselt käia ja vormis hoida ja küll siis nagu ka eneseharjutamise ja rutiiniga harjub ka nagu publik ära ju. Et siis, kui ma tean, et mis ma saan ja kust see et sellega harjuks ju samamoodi publik ära. Seda, et minna ise pressida ennast kuhugi ukse vahel on jälle see küsimus, et see on jällegi see haigekassa, mida ma praegu ei saa või see on jällegi see palk, mida ma täna ju ei saa, et ma pean, aitäh Sveta, aga et minul ei ole sihukest indu, et peale hakata, et seda nagu peale pressida. Mulle väga sümpatiseeris see ambitsiooni, just sinu tõlgendus sellest ka, et ma väga samastusin sellega, mind ka huvitavadki väiksed saalid, ma ei saa midagi teha sinna, mind lihtsalt huvitab saal, kus ma näen, kes on publik, kus ma saan aru, kes mind vaatab, kellega ma seda aegruumi jagan ja huvitabki rohkem. Samas ma saan paradoksaalselt muidugi aru, et sellesse projektimajanduse loogikasse, turumajandusse selline skeem nagu üldse ei sobitu, on ju. Et siis jääbki olukord, kus on need samad inimesed, käivad saalist saali, 40 inimest või palju sinna keskmiselt mahub ja sellist publiku kasvatamist, see on nagu hästi keeruline. Aga üldiselt ma olen kuidagi, mulle tundub ka, et see ambitsioonitus kirjeldab seda valdkonda küll ja samas mulle nagu ülimalt meeldib see, et see ambitsioonitus käib selle meie üldise loogika vastu, mis võib-olla kogu meie ühiskonda dikteerib. Et jah. Mul on, kuna enne oli poliitiline vestlus, siis mul tuli hästi selgelt, mul on skeem olemas, kuidas Eesti riigis peaksid rahad käima tantsuga. Et see erateatrite raha, mis praegu jagatakse, millest võeti 10% ära, uudistes öeldi, eks ju, kuhu kuuluvad ka tantsuasjad, ka teie. Meie tantsukärbe tuleb 16% lausa nii. Sest teatuvad erateatrid ei saa kärbet üldse, kes said 3 aastase rahasse, nemad ei saa üldse kärbet, nagu ütles Kristina Alliksaar. Nad ei küsinudki see aasta, see selleks. Aga need, kes praegu taotlesid, ühesõnaga, et tuleks teha niimoodi, et mina ütlen, Elektron, Kanuti, STL, ETA, Fine Five, tuleb luua üks riigiteater ilma riigiteatri nende nõueteta nagu. Et neil see vabadus säiliks, aga nad teeksid ühe suure asja, kus ongi kõik selline asi koos. Ja siis saavad teha pisikesed oma pisikesi asju, oma publikut kasvatada, suured saavad teha suure saali asju ja lõpuks tuleks hakata nagu koostööle, et ei saa
tõesti nii, et igaüks saab, Suuga saab raha, Fine saab raha, igaüks saab natuke raha, igaüks loob oma trupi, onju. Aga need ühesõnaga, see kõik on võimalik. Nüüd mind hakkabki huvitama see, need trupikesed, mind enam ei huvitaks üldse enam need Kanutid ja E-tähega asjad ja Estellid. Sest need teevad riigiteatrit põhimõtteliselt, riigitantsu siis, nimetame nii. Aga kulgaraha peab jääma kõik nendele, kes seal ei ole. Ja siis sealt hakkab jube põnev kunst jälle tekkima. Ja siis te saate, miks mul see mõte praegu tuli, või miks ma seda ütlen, et just, et sa saad kasvatada oma publikut, aga mitte nii suurte institutsioonide sees, mis STL juba on nii-öelda. Nii ametlik värk. Et oma publikut, sa võtad kulgaraha ja hakkad projekti korras, lähed kuhugi urgu ja hakkad nagu keerutama seda asja. Et siis sa kasvatad 2, 3, 4, järgmine kord on 25, aga see organisatsioon, mida riik kinni maksab, seal peab muidugi olema, ei tohi jääda nii, et 40 inimest on iga kord saalis ja samad sõbrad. Neil peab olema mingi hoopis teine ambitsioon. Et praegu me oleme siin vahel, et minu meelest siis see skeem nagu töötaks päris hästi ju. Vaielge vastu kohe. No ma ei tea, ma siiski, selles samas institutsionaalsuse artiklis tood ka välja, et just kui kunstnikud tulevad see tugevasse institutsionaalsesse raamistikku ja peavad ennast kohandama sellega. Ma ei ole sellega üldse nõus, et mina siiski arvan, et siin on dialoog ja institutsioon kohandab ennast ka vastavalt kunstnike, et sealt see institutsioon arenebki vastavalt sellele sisule, et minu meelest Eestis meil ikkagi need institutsioonid, kes sa praegu ütlesid, ei ole absoluutselt sellisel domineerival, tugeval positsioonil, seda enam seda programmi raha ei olegi, millega tegelikult lõpuks aga ma ütlengi, ma jätsin ütlemata, Graal vaat ei saa enam pärast seda minu süsteemi nagu. Et kogu see raha läheb ainult Elektorin, STL, Kanut sellele organisatsioonile. Ei, Graal läheb välja siit ja see ongi STL-i maja siis, Sest Graal teeb sõnateatrit, Eesti riigis on nii palju sõnateatrit, kogu erateatrite raha peaks minema teie patta nii-öelda või sellesse kamba patta. No täna on see kõik täiesti Las Graalikad lähevad riigiteatrisse tööle, Palun Kaja, mine kultuuriministriks. Davai, valige mind. Mind ei võetud isegi kulkasse komisjoni. Niimoodi 2 sekundit läheb talle, siis see kapsas tehtud vahepeal. Et te võite ka... Sa ei ole nõus, aga mina jälle ei ole nõus sinuga, sest dialoog loomulikult toimub, aga plakatid on teil ühe formaadiga, teil on ühtemoodi majakujundus, kuvand, kõik mida te tahate teha, te tahate nagu, te loomulikult sunnite kunstniku alluma enda struktuuridele. Kui me vabalt läheme Kärdiga, teeme mingit värki, teeme niisuguse plakati, nagu tahame. Aga see võimalus on ju täna olemas, et tulebki kogu Kärt ja Kaja tahavad koos midagi teha. See võimalus on täna olemas, te kirjutate kulkasse taotluse, te saate sama palju raha kui läbi meie. Ma olen 4 korda küsinud viimase 2 aasta jooksul kulkast raha, 0 eurot olen saanud, et kunsti teha. Sellepärast, et seal on ees Kanut, STL ja kõik elektronid. Sellepärast ei saa päris vabad trupid raha. Ja, aga see probleem ongi selles, et... See ei ole sinu viga, ma räägin, kuidas korda peaks saama asja. Ja, aga mure ongi selles, et kui meid seal ei ole, siis me ei saa pakkuda seda... Meil ei ole ka seda programmi raha täna mujalt nagu mujal nii-öelda toetusena. Selles mõttes su mõte muidugi meeldib. Teeme ära. Kas sellepärast ju, et... Või palun vabandust, kui et kas sellepärast, et STL-il on oma kindel käekiri läbi, mille te promote ja näitate, sellepärast te saate ka ju rahastust, sellepärast, et see on kindel asi, mida me teame, mille eest, millele me maksame, aga et see tõesti ju, et siis me juba, siis ongi ainult 3 institutsiooni, mis kujundavad Eesti tantsumaastiku sellises. Praegu on ka ju 3. No aga mis su mõte on? Ma ei saanud ka aru, jah. Et las nad olla, need organisatsioonid, nad on väga äge, et nad on. See kujundab või see on nagu pigem, minu maitse poolest see on oht jääda nagu ühekülgseks. Areng ei tohi lõppeda, uue peale tulek lõppeks ära sel juhul, jah. Aga nemad saavad teha nagu korralikke tublisi etendusi koos publikuga. Vaata, siin oleks ka võib-olla, mis mina vahel tunnen vajadust või puudust, ongi see, hierarhia on vale võib-olla öelda, aga neid erinevaid tegutsemisvõimalusi, et sa saadki hästi garaažiteatrilikult, eks ole, tegutseda, siis sa saad rohkem mingis raamistikus, et oleks ükseid need praegu on jah hästi kuidagi
võimalused on hästi sarnased nagu, et sul ei ole neid erinevaid kas suurema või vähemase toetuse, suurema või vähema vabadusega tegutsemise võimalust, on ju. Ma ei pannud kindel jälle. Sellega ma olen nagu nõus mingil määral. Nojah, aga seda taaskord ju dikteerib lihtsalt see üleüldine suundumus, kuidas kõik professionaliseerub, kuigi tegelikult ju lihtsalt see on bürokraatia, et ma ei tea, lugedes seda Kanuti raamatut on ju, et kui tehti Kanuti, et siis see oligi, toona see oli okei, et tantsijad ise panid need prožektorid üles ja põhimõtteliselt sa läksid sinna saali teadmisega, et äkki kukubki alla ja äkki saangi vastu pead. Aga et see oli toona ka aktsepteeritav nagu laiemalt ka seaduste mõttes on ju, et nüüd see kõik on liikunud sinna suunda, et me soosimegi kinnistunud institutsioone, sest et seal on juba näitajad ja mingid indikatsioonid, mille tuleb või mille tagamisel nad saavad toetust ja nii edasi. Et ma ausalt öeldes ma nagu ei kujuta ette isegi, kuidas praegu seda asja seal sees nagu nihestama hakata või et kuidas sealt seest nagu leida mingit võimalust, kuidas mitte nii professionaalselt väljale siseneda. Just ja mu ettepanek sisendadki seda, et ei olegi seal sees vaja seda teha. Ma arvan ka. Liikuge ära, nagu, et uued saaksid tulla. Et neil ei ole neid kohustusi öelda, et vabandust, kõrvaklapid on siin, heli on liiga vali, võib esineda, ma ei tea mida, on. Et sa võid laamendada nagu. Ja. Aga see võimalus praegu ju oma algatuslikult teha on ju täiesti olemas. Te istute seal kulka sees, ei ole. Kulka taha Ikka on vaja tõestada ennast kellelegi. Ei ole. Ei, aga lihtsalt, et kulkas jah, selles suhtes ju... Ilma rahata muidugi on. Kulka toetab see, kuidagi mulle tundub vähemalt, et toetatakse seda, kust eeldatakse kvaliteeti, on ju. Ja seal on need professionaliseerunud institutsioonid ees, mis ongi arusaadav, et me toetamegi seda, raha on niikuinii vähe ja nendele üksiküritajatele, siis isegi kui sa saad sealt selle raha, siis sa lõpuks paned selle alla, et sa otsid selle ruumi endale. Sellepärast ma räägin sellest nii-öelda tantsumajast, milline on. Jah, aga ta on selline natuke nagu surnud ring, et lõpuks ongi, sa saad aru, et okei, üks üritajana ma ei saa, ma pean ikkagi pöörduma institutsiooni poole, kes on valmis mind toetama ja selle kaudu minema. Ja siis ma tean, et ma saan. Et see on siuke, jah. Jah, tants võiks ikkagi vaba olla. Võiks küll. Võiks küll. Siiski, vaatamata sellele, et võib-olla Kaja, sina ei ole saanud kulkast raha, praegu saadakse ka oma algatuslikud, ei ole ainult institutsioonide oled sa protsendi välja arvutanud? Ei ole kahjuks. Arvuta välja. Ja osakaaluga ei oska öelda, aga ma tean, et saadakse ja taodeldakse. Ja ma seda ei väida, et üldse ei saa, aga protsent on väga väike. Mingid valikud on seal, jah. Mis on okei, nagu olgu. Sealt saab vist jah, et loometöö toetus või et kui see ei ole läbi mingisuguse institutsiooni, siis sa saad mingisuguse summa, aga sa oled sunnitud tegema nagu poole vähe või sama asja, lihtsalt poole väiksema eest ja kuidagi ikka tegema, et see oleks super äge, aga niimoodi, et sulle ei võimaldata kõiki neid vahendeid, et seda teha. Aga mis vahendeid sa vajaksid siis, et seda teha? Ressurssi, ruumi, raha, aega. No aja sa saadki ju töötasu nii-öelda. Nii nagu Sveta tõi ka eelnevas paneelis välja, et nagu neid soolosid ja duosid, et seda üksi tegemist ja värki, et kuidas siis saaks ka nagu tantsu toetada ja laiendada niimoodi, et ei pea ainult üks inimene olema valgustaja iseendale ja muusik iseendale ja kuidagi ise ruumi otsima ja ise veel maksma nagu palka, mida ta niikuinii ei tee ja haigekassat ka ei ole ja... No ju sellepärast ma ju jauran seda tantsumaja. No see tantsumaja ei pea olema üks suur maja. Selles mõttes. Ma pean selle all silmas nii-öelda mingit ruumilisi võimalusi. Võib olla 5 ruumi, võib-olla üle linna on ju mingid 5 stuudiot. Toredam on, kui nad on koos, siis ka inimesed vahepeal näevad üksteist ja võib-olla tekib mingi dialoog ka inimeste vahel, eri koosluste vahel. Äkki isegi tantsutrupp sinna majja. Et siiski see ruum on ju oluline, eks? Ei tea, siin on nagu erinevad huvid. Nagu minu teada, minu arusaama mööda on näiteks kas või see vana Von Krahli teater töötab nii, et riigi raha läheb just nimelt keskkonnale ja majale ja kontorile ja tehnikutele, et nad pakuvad nagu võimalust.
aga ekspeditsioon Lauri Lagle on töötanud alati niimoodi, et kogu raha läheb trupile. Et kuna seda raha nii vähe, siis igaüks valib, mis sorti meetodi ta tahab teha, kuidas ta tahab üles ehitada oma asutust. Et noh, mõlemat ei saa niikuinii, et mis me siin jaurame praegu, te annate keegi või noh. Et lihtsalt mõtled välja, kuidapidi lähed. No seal on ka see erineval viisil nii-öelda etenduskunstikeskusena või meie nimetame tantsukunstikeskusena toimimine, kus sa annadki justkui selle ruumi ja struktuuri või teine on nii-öelda trupikeskne toimimine, kus sa pigem rahastad siis seda truppi ja nii-öelda loomingulist sisu. Et need ongi olnud hästi erinevad meetodid ja see trupikesksel tegutsemisel on ka tihti nagu üks sama kooslus trupina. Nii-öelda keskusena tegutsemisel meie pakume võimalusi erinevate kooslustele kogu aeg, seetõttu meil ei olegi nagu aasta aga kui me Sugaga tegime, siis meil ei olnud nagu trupp. Meil oli sõpruskond. Noh, või mis trupp või kuhu sa tööle lähed või sõbrad tahtsid kokku saada ja tegid etendust, noh. Et lähme riigi käest küsima, et tehke meile trupp või? No aga praegu see ei toimi siis nii. Miks ei tee Sveta näiteks, on Sveta siin või? Et miks ta ei tee, minu meelest üliäge etendus see just see, mis võitis tantsupreemia. Tantsud, mille saatel. Ja, et nii kihvt trupp oli tal ja nüüd ta võtab uue truppi. Noh, ja mis me riigi poole pöördume, kui sa ise ei loo truppi, noh? Võta samad inimesed, tee uus samade inimestega. No seal on vastus, see peaks Sveta andma. Ei, ma mõtlen lihtsalt, et mis truppi me tahame riigilt nagu siis või mis asja. Aga mul on tunne, et Sveta on loojana, ta ei tegele nii väga koreograafiaga, vaid ta tegeleb poliitiliste sõnumitega. Ja et tal ei ole vaja otseselt sellise ühtse keha, keele ja tehnikaga. Aga ärme siis ütle riigile, et meil on truppi vaja. Aga kui tahta sellist tantsukunsti, kus sama liikumiskeelega kehad liiguvad ja seda, mida Eestis on nagu kõige vähem meil, et seda ei saa muud moodi. Aga esimesed 3 etendust sa saaksid ikka teha sama trupiga ju. Muidugi saaks, jah. No, ja kui siis riik näeb või see mingi keegi näeb, sina näed, institutsioon näeb, et siit hakkab mingi trupp tekkima. Võtab selle trupi oma ole alla. Olmeulmadega tegime 3,5 etendust ja nüüd enam me ei ole teinud. Sama trupiga? Või et nagu selles suhtes, sest et Maarja on kujutavas kunstis, Age on metsas, Arolin on ka lapsega ja et lihtsalt meil ei olnud seda võimalust. Meil hakkas see, et meie võhmad hakkasid erinema, et kui mõned nagu igapäevaselt, nagu mina andsin tunde, mul oli kogu aeg selline aga siis meie huvid läksid ka lihtsalt, läksid erinevatesse suundadesse. Aga mis on ju suurepärane, sest muidu mina nüüd kultuuriministrina räägin, tantsuministrina, et pärast me ju teame Riigiteatris, me oleme kuulnud, milline jama on see, et sa seina pealt loed, mis roll sulle on määratud. Et kui lähevadki teed lahku, siis on nii mõnus, et saab minna lahku. Aga ma küsin võib-olla just ka vastupidi, kas kui midagi oleks teil olnud, mida teil ei ole olnud, kas teid oleks hoidnud koos, oleks teil mingi ressurss olnud, et just et aru saada, kas lahkuminek oli tahtlik või nagu paratamatu või? No elu lihtsalt kulges niimoodi, aga üldiselt, ma ütlen, et kui ma oleksin pärast lõpetamist, oleks olnud võimalus 3 aastat näiteks saada seda trupitoetust mingite inimestega koos. Mul oli väga selline äge kursus, kellega meil oleks liikunud, sest et me püüdsime seda teha, me käisime päris nagu hulgakesi, oli selline kooslus nagu Kihik. Lõpuks jõudsime nimeni, siis enam ei tegutsenud. No siis oleks tüdrukud nagu pereelu lükanud edasi lihtsalt ja teinud värki. Aga siis oligi see, et me käisime koos, aga üks hetk oli nagu, kellel on siis tund, kellel on seal proov, et lõpuks ei olnud võimalus seda, sest et ei olnud seda kohustust. Keegi meile raha ei maksnud selle eest ja siis sa ei jaksagi lihtsalt aga jällegi, kas Triinul on võimalik, ma küsin kohe edasi, kas sul oleks võimalik võtta Kihik oma selle erateatri rahaga, mis sa saad, ma loodan, et sa saad, võtta Kihik 3 aastaks ja teistega ei tööta? See on sinu valik ju. Meil ei ole täna üldse loomingulist ei, aga miks ei ole?
sellepärast et see toetus, mis läheb, sellega me võimaldame seda saali siinsamas seina taga, eks ole. Aga okei, aga sul on ju ka see kulka raha, kust tuleb kunstnikele raha. Ja seda ma taotlen, jah, projektipõhiselt. Aga võta ainult kihik. No siis ma taotleks, see on valiku küsimus ja see on siis me saaksime trupi ju kohe. Teoreetiliselt on see võimalik, aga see läheb ikkagi kulka otsuseks lõpuks või meie hakkame siis tegema kulkale taotlust, on ju. Muidugi, aga sa moosid kulka ära ju, noh. Et sul on nüüd niisugune mõte, et Eesti tantsul on truppi vaja ja teeme ära selle trupi. No mingil määral Tartus teater on ju läinud seda teed, et on justkui trupp, mida hoitakse üleval tegelikult projektipõhiste toetustega kulkalt. Et siis me saaks trupi. Ja Ruta, palun. Tagasi Sveta kohta ja ma praegu spekuleerin ainult, trupp on trupp, aga minu spekulatsioon, kui ma vaatan need viimased tööd, mis on Sveta näiteks teinud, 3-4 tükki, see on oluline ka, et tal ei ole iga etendustel samad inimesed, kuidagi ta on selline kunstnik, kes pakub inimestele, tantsijatele, performerile seda tööd ja mina olen lihtsalt seda kuidagi kokku võtnud ka ja rääkinud siin ka, et see on ka oluline, et ei ole 6 või mitu inimesed, kes korduvad mitu etendused, aga see on spekulatsioon. Ma ei tea, kas see on päriselt Sveta mõte, aga igal juhul on oluline muidugi. See on oluline. Ja pluss ma lisan seda, et Monika oli ju ka etendused on nii erinevad, et sellel on põhjus, miks unistamistantsus olid kõik naised, miks Fakersis ei olnud kõik naised, et ta valib ikkagi inimesed, kes sobivad selle tema ideega kokku ja need ei ole alati samad inimesed. Ja nüüd tantsuminister ütlebki, et lõpetame selle trupi jutu ära nüüd ja tantsusaali maja jutu, sest et kõik asjad on dünaamiliselt erinevad, jälgime, mis siin toimub ja suuname raha sinna, kus midagi toimub. Ärme otsusta, et on maja vaja või truppi vaja või mida iganes vaja. Lihtsalt andke see pada siia meie kohale ja küll me ise teame kogukonnana, mida vaja, kuhu poole läheb. No. Ma ei hääleta nüüd sinu poolt, kui sa nii ütled. Ei, no kui sul tekib trupp, siis sina kukub trupile ka. Ei, kõike sa ei saa lihtsalt siis. Aitäh. See too tantsu rubriik, olin tänulik selle eest, sest et mulle tundus, et ta tegeles mingi õigustamisega, mida üldiselt peavad tegema kunstnikud nagu iseseisvalt, on ju. Et kogu aeg tuleb õigustada ja põhjendada ja tõestada, et see on väärt ja et see on ka päris ja nii edasi. Et kuidas kui kaua see too tants peab ennast õigustama või et mis hetkel see too tants saab muutuda tantsuks, see too saab sealt eest ära minna ja... No kui sa mõtled praegu too, eks ju minul oli see, et ma ei tahtnud rääkida nüüdistantsust. Aga kas sa praegu mõtled üldse teatrisüsteemis nagu see too teine nagu... No ja vaata nii, nagu sa seal ka kirjutasid, on ju, et on see tants, mida me kõik teame ja siis ühel hetkel ta muutub tolleks tantsuks, mis võib-olla ei ole nii lihtsasti haaratav. No seda ma nüüd ei tea, et praegu tegijad, kas teilt endiselt küsitakse neid küsimusi, et miks te seisate laval või? Et kas te tunnete seda, et te peate õigustama seda? No nii ja naa. Miks te diagonaale ei jookse? Ei no ikkagist meilt küsitakse kas või meie tegevustoetuste komisjonis küsitakse või antakse mõista, et see, mis me teeme, ei ole tants. Et see surve on peal ikkagi tegijatel kogu aeg, jah? Ja see on oma valdkonna teoreetikute poolt lausa, jah. Ma lihtsalt loodan, et surevad ära need inimesed ühel hetkel. Ega siin ei ole mõtet õigustada midagi. Jätkame julgelt, teeme oma asja ja... Ega ma ei saa muuta, räägi vana. No igatahes mulle tundus, et see too tants nagu astus mingi sammu sinna suunda küll, et võib lubada või võib julgustada siis lugema seda rubriiki ja siis võib-olla mitte küsima kunstnikelt alati. Ja. Aga mina olen hästi uhke selle lehe ruumi pärast just, et ma ei tundnud ise, et ma õigustan, aga sellest, et kui õigustamisest rääkida, siis see, et ma võtsin selle ruumi ja keegi ei keelanud seda ruumi võtta. Keegi ei öelnud, et ei, siin peab sõnateatri rubriik olema.
lihtsalt võta ja sa saad selle ruumi ja see on riiklik leht ja nii edasi, mis me siin räägime süsteemis. Et selles mõttes ma ei tundnud, et ma peaks õigustama, see lihtsalt, võib-olla teised ei viitsigi rääkida, mina viitsisin, Tants viitsib veel otsida oma mõtet, mis on ülihea, et ta viitsib seda teha endiselt. Kui me teaksime, mis tants on, siis võiks lehed kinni panna ja enda ka varsti on ja. No mis ongi siis tore nii-öelda selles, tore või, aga Sirbis me ei pea seda õigustama, et miks sellist artiklisarja, et see on ka päris suur samm ikkagist juba, et kultuuriajakirjanduses me ei pea seda enam õigustama. Ja seetõttu ma arvangi, nagu ma alustasin, et see oli nagu väga oluline sari, aga ma ikkagist tulen nagu tagasi, et kui me ütleme, et me ei pea nagu selgitama, miks me seisame, siis me oleks võinud kogukonnana seda ju jagada, on ju. Et siis need inimesed, kes küsivad meie käest, miks te seisate või midagi muud teete, kas see on tants, et meie oma tegevusega, kogukonna tegevusega oleks saanud seda jagada, seda teadmist, et neil oleks olnud võimalust lugeda. Ma olen selles mõttes veidi kriitiline ikkagi nagu selle. Meie kogukonna enda suhtes. Jah, et seda nii-öelda reaktsioone, vaidlust, diskussiooni ja jagamist ei toimunud. Meil on seda võimalust teha. Need artiklid ei ole kadunud päevakajalisusega. Need muutuvad ainult paremaks ajaloo. Ja võib-olla siis ka, et ikkagi tantsukunstnikutel on kuskil mujal veel olla, kui ainult sotsiaalmeedias, kus seda jagada. Võib-olla. Olgu. Tundub, et kõik asjad on siin ära hakitud. Me võtame väikese 15-minutilise pausi ja siis hakkame suppi keetma. Igatahes, aitäh teile. Suur aitäh teile. Teeme ka ühe suure aplausi neile. Aitäh.